Tere! Mina olen Hando Tõnumaa, ma olen pereisa, ajakirjanik ja joogaõpetaja. Viimased 6 aastat olen ma olnud üpris kriitiline poliitikute, erakondade ja maailmakorra suhtes, aga ma tunnen, et ma enam ei viitsi nii väga kritiseerida, vaid ma soovin ise teha rohkem tegusid ning see on nüüd põhjus, miks ma otsustasin kandideerida Riigikokku. Praegu on nii, et kui ma ütlen täiesti ausalt, siis ma tunnen, et mul ei ole mitte ühtegi erakonda, keda ma võiksin seal valida, sest minu jaoks nad kõik esindavad enam-vähem ühte ja sama ideed. Statistika kohaselt kuskil 40% inimestest ei käi mitte kunagi valimas, mina nende seas, sest ma tunnen, et mul ei ole sealt mitte kedagi valida. Ja seega ma otsustasin, et ma kandideerin ise. Ma leian, et kõige tähtsam ei ole mitte riik, vaid inimene. Ma soovin luua rohkem harmooniat, ma soovin inimestele rohkem vaba aega ja rõõmu. Riigikogusse saades hakkan ma pidama iganädalast blogi selles osas, mis Riigikogus toimub ja mis seal ei toimu. Et tuua see info rohkem inimesteni, mida nad tavalise ajakirjanduse kaudu ei saa. Kuna statistika järgi enamus valimislubadused ei saa mitte kunagi täidetud, siis minul... Ma tahan harmooniat ja rõõmu, eks ole? Ma tahan, et inimesed ei teeks tööd. Valimislubadusi polegi. Küll aga mul on ideed ja vaated, mille eest ma seisan ja mida ma esindan ning siit nad tulevad. Esiteks sõjavägi vabatahtlikuks. Kui me elame vabariigis, siis on sõjavägi vabatahtlik. Vabariik ja vaba tahe. Kanepi legaliseerimine. Me peame tegema kanepi reformi. Põhimõtteliselt kanep on selline imetaim, millest saab teha peaaegu kõike. Sellest võib teha ehitusmaterjale, riideid, aga kanepiõli, mis teadaolevalt ravib vähki. Kanepi reformi all ma pean silmas, et meil on potentsiaal luua suured kanepifarmid, turgutada maaelu. Alustuseks me võiksime kanepi vähemasti dekriminaliseerida ning ma väga soovin, et kõik, kes hetkel kannavad karistust kanepi kuritegude tõttu, ma sooviks, et need inimesed vabastataks koheselt. Kui me räägime kanepist, siis me tegelikult räägime loodusest. Kuidas saab üldse loodust ära keelata? Kooliõpilaste kodused... No siis ühesõnaga moon ka samamoodi, et mingi moon on ka teema. Et kuidas te saate loodust ära keelata? Ülesanded ära kaotada. Kui lapsed käivad 8 tundi kooli... Jah, kodused ülesanded ära kaotada. Muidugi. Siis sellest piisab. Ülejäänud aeg peaks olema mängimiseks ja samuti ma arvan ka, et õpetajad peaksid rohkem leidma aega mängimiseks. Seega ma ei toeta üldse koduseid ülesandeid lastel. Maksuameti audit, Riigikogu audit, RMK audit, valitsuse audit, pankadega. Ja ta teeb kõike seda üksi. Ta teeb seda, ta on nii kõva vend. No türa. Ta on nii kõva vend, et ta teeb kõik asjad üksi lihtsalt. Hando Tõnumaa tuleb üksinda. Ja kõik teised 100 liiget on mingi, mida vittu see vend paneb nii hullu. Ja siis Tõnumaa on mingi audit, kanep, sõjavägi. Üksi lihtsalt mees tuleb, tassi. Paneb tantsu keskiarvo V. Sluub, aitäh sulle. Väike tants on alati oodatud. Mees tuleb, et tassib üksi tervet Riigikogu oma kasum kuki. Eestisse. Laenud emaettevõtetele kahjustavad Eesti majandust. Ma toetan kodanikupalka. Teine pensionisammas tühistada ja maksta välja inimestele. Kui rahva enamus on mingisuguse seaduse poolt või vastu, siis Riigikogul ei tohiks olla õigus hääletada vastupidiselt rahva soovile. Et ma toon siin näiteks selle rändelepingu, mis ilmselgelt rahvas oli vastu, siis minu meelest Riigikogul ei tohiks olla üldse sellist voli hääletada siis vastupidi sellele, mida rahvas soovis. Inimesel peab olema õigus valida, millist ravi ta soovib ning haigekassa peaks seda võimaldama.
kui inimene soovib näiteks homöopaatiat, siis peaks haigekassa seda võimaldama. Snoop, ma lasen su loo hiljem läbi, et vaatame selle kvaliteetse Hando Tõnumaa Riigikogusse video ära ja siis kui me oleme sellega ühele poole saanud, siis ma lasen su loo läbi. Või kui inimene soovib näiteks kanepõli, siis ka see peaks tulema haigekassast, mitte suunama. Aga see pole ka kõik. Eesti 100% ökoriigiks. Muidugi. Ma toetan, et Tallinn oleks vähem närviline ja rohkem inimsõbralik. Muidugi. Ma tahaks näha, et me viime kõik suuremad autoteed maa alla. Väga hea idee. Ma sooviks näha, et Teeme tunneli Eestist Soome. Teeme tunneli Eestist Inglismaale. Ja türa, oi, mul tuleks ka häid ideid, kurat. Ma arvan, et ma peaks Tõnumaaga pead kokku panema ja vot sealt sünniks, kurat. Sealt sünniks. Oleks kiirem ja mugavam, kaasaegsem. Selleks võiks olla kas mingi metroo või Skyway, aga põhimõtteliselt võiks 10 minutiga jõuda ühest linna otsast teise ükskõik mis kellaajal. Istutame Tallinnasse 1 000 000 puud. Loome rohkem parke, et inimestel oleks mõnus väljas olla, mitte nii nagu praegu, et kogu mingi müra ja pinge. Kõikidele soovijatele aiamaa. Aitab stagneerunud poliitikast. Ma toetan seda, et poliitikast saaks olla ainult 1 ametiaeg järjest, siis peaks olema 2 aastat. Kas sa kujutad ette seda, et igal inimesel on nagu oma aiamaa või? Kas sa kujutad ette, et sa oled kuskil Mustamäel ja siis sul on nagu maja ees, parkimisplatside ees nagu on aiamaa. Ja siis mingi mutt võtab seal kartulit, vaata, samal ajal kui sa istud autosse ja sõidad poodi, vaata. Normaalne. Pausi erasektoris ja kui sa tahad tagasi tulla poliitikasse, siis peale seda oleks uus võimalus. Mitte nii nagu praegu, kuidas mingid vennad istuvad seal ja teevad karjääri aastakümneid, vedelevad seal. See ei toimi nagu. Lõpetame ringkaitse. Sooline palgalõhe lõpetada. Minu jaoks tuli see üllatusena, ma sain suhteliselt hiljuti teada seda, et naised saavad vähem palka kui mehed, tehes täpselt samasugust tööd. Nüüd, kui ma selle teada sain, see kõlab mulle täiesti vaba ja ma kindlasti ei toeta seda ja ma soovin, et siuke asi lõpeks ära. Erivajadustega inimestele teistega võrdsed võimalused. Hetkel on nii, et nad on pandud suhteliselt keeruse rolli ja nad peavad läbima väga suure bürokraatilise rägastiku, kui nad üldse midagi soovivad. Lageraiet võiks piirata ja seda peaks rohkem reguleerima. Toetan täielikult kodanikuühendus Eesti Metsa abiks tegevust. Tühistada Rail Baltic praegusel kujul. Esmalt peaksime valmis ehitama Tartu ja Pärnu maantee 4-realiseks. Siis võtaks selle Rail Balticu ette ja ka seal ma näen, et esimene valid point oli 6,5 minuti peal või ma ei tea isegi palju see on. Ei, see on 6 minuti peal. Tuli esimene valid point Rail Baltic tühistada. Türa Hando Tõnumaa, türa sa ikka tajud seda teemat. Thanks mees, türa sa ikka suht tark mees tegelikult. Ma olen kogu aeg sest sitta arvanud, aga tegelikult sa oled suht kõva vend. Ei, Rail Baltic on bullshit tegelikult, on mausad. Aga jah. Aga kui me sellest Tartu-Pärnu 4-realiseks tegemisest räägime, kui meil ei ole Tartu-Tallingi 4-realine pilet. Raudtee on iganenud tehnoloogia, pigem Skyway. Tõstame selle Rail Balticu üles taevasse metsa kohale. Sedasi jäävad alles inimeste kodud, loomade kodud, loodus jääb alles ning kogu reisikogemus saab olema palju imelisem, kui me sõidame moodsa kiirrongiga kauni Eestimaa kohal. Väikeettevõtetele suurem toetus. Väikeettevõtteid peab pushima, mitte p***ima. Hetkel on nii, et enamus on väikeettevõtted, aga kõigile kehtivad suurkorporatsioonide reeglid. Pension tõsta vähemalt 600 euro peale. Käibemaks tagasi 18% peale, nii nagu meile masu ajal lubati. Masu on ilmselgelt möödas, nii suuri ehitusi pole kunagi Tallinnas varem nähtud, samuti nii palju rakette ei ole aastavahetusel üles lastud, seega... No ma ei tea, Tartus oli küll väga keisine minu mõelest see raketi teema. Kõik tundub, et on ülikõva, seega toome selle käibemaksu tagasi 18 peale. MS Estonia rakk tõsta ülesse, kui omaksed seda soovivad.
tehniliselt ei ole see mingi probleem, selle võiks kuu ajaga üles tõsta. Maksustada Google, Facebook, YouTube, Instagram ja kõik sarnased keskkonnad, kus praegu reklaamitulu maksuvabalt Eestist välja viiakse. Lõpetada toidu raiskamine ja toidu äraviskamine. Me vajame seaduse muudatust, mis keelaks näiteks Mitä? 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 Mis asja? Oi, puts ja pasarahe, ma ütlen. Mida vittu? Kas ta nagu on loll või ta mängib lolli? Nagu oletame, et kui ta maksustab YouTube'i ära, oletame, nii. Nagu, kas siis nagu üldse on mõtet teha, kui näiteks maks oleks mingi 20%. Nii, kui mul praegu kaob ära siuke circa 30% oma donadest ja siis veel riik võtaks ka sealt vahelt 20%. Nii, ja oletame, et minu mingi keskmine mingi striimi mingi tulu on mingi circa alla soti. Alla 100 €. Nii, sealt võtame 30% maha. See on mingi 70 €. Võtame sealt veel 20 maha, siis on 50 €. Ma nüüd ei ütle, et see oleks nagu midagi väga räiget, aga mul on ka päevi. Nagu siuke sott on siuke, noh, siuke kuldne minu jaoks. Et ma tunnen, et mingi, täna oli hea striimipäev. Ja halvemad päevad on siuke 50 €. Siis ei ela ära. Supermarket. Nussid minuga, Hando Tõnumaa pilet. Sa nussid minuga praegu. Türa. Ma ei saa koerale süüa enam varsti osta sinu pärast, Hando. Pilet. Toidu raiskamine lõpetada. No ja selge, türa, ma raiskan seda toitu nii palju praegu. Mul ongi vaja, et keegi Riigikogus mulle ütleks, türa, mida ma kodus pean tegema. Toidu äraviskamise ja see toit tegelikult tuleks jagada laiali sinna, kus seda vaja on. Võiksime eeskuju võtta Prantsusmaalt, kus selline süsteem väga edukalt toimib. Vaktsiinide propaganda lõpetada. Kui keegi soovib vaktsineerida, las ta vaktsineerib, kes ei soovi, ei vaktsineeri. Nii lihtne see ongi ja me ei peaks üldse rohkem selle peale aega kulutama. Kõige tähtsam on isiklik vastutus. Teenindussektori töö peaks olema võrdväärne riigi keskmise palgaga, sest teenindussektori töö on tihtilugu palju olulisem kui nii mõnigi jutumärkides prestiižikas töö. Taime ja vegan toit kättesaadavaks kõikjale, ennekõike meie koolid ja lasteaiad ning vähki soodustavad poolfabrikaadid viia välja meie laste toidumenüüst. Suurendada eestlaste ja venelaste sõbralikke suhteid Eestis. Me võiksime luua nii-öelda õnnelikkuse ministeeriumi, tal võib ka mingi muu nimetus olla, aga põhimõtteliselt see oleks niisugune koht, kus käivad koos visionäärid, inspiratsioonikoolitajad ja teised sarnased inimesed, et tegeleda selle nimel, et inimeste õnnetunnet suurendada. Õnnelikkuse ministeeriumis on sellised inimesed, kes on teistele inimestele väga suureks eeskujuks. Vaadata üle valimisseadused. Rahval peab olema õigus valida oma president. Lisaks peaks lugema valimised kehtetuks, kui valimisaktiivsus on erakorraliselt madal. Ja Riigikogu valimistel peaksid kõik kandidaadid olema võrdsed, mitte nii, et erakonna kandidaadid saavad sisse mõnesaja häälega, aga üksikkandidaatid peavad saama tuhandeid. Katuserahade ehk regionaalsete toetuste jagamine praeguse süsteemi järgi lõpetada. Riigikogul on võimalus jagada abivajajatele raha, aga tihtilugu me näeme, et need rahad sinna ei jõua, vaid need jagatakse ära Riigikogu liikmete tuttavate MTÜ-des. Vabariigi aastapäev peaks olema pidu kõigile, mitte ainult valitud väikesele seltskonnale. Selline pillav vastuvõtt on oma aja ära elanud ja ma kohe kindlasti ei toeta, et vabariigi aastapäeval tuuakse välja mingid kahurid ja tangid, mis tegelikult näitavad Nõukogude Liitu. Maaelu väljasuretamine lõpetada.
Short, aitäh sulle selle euro eest. Ma väga tänan sind. Aitäh. Me peaks tegelikult toetama maaelu ja aitama ehitada seal üles võimalikult palju uusi süsteeme. Globalisatsiooni asemel on... Üksikkandidaadina ei ole vaja ju 7000 häält. Või mina mäletan valesti või? Üksikkandidaadile oli ju mingi 3000 häält ei olnud või? Kandidaadina. Kandinaat. Oli ju mingi 3000 häält ju. Ei olnud või? Mähin või? Karbonaat. Seda ma pean uurima isegi seda. Ma ei mäletagi. Igasse maakonda korralik sünnitusmaja. Ema palk peab kindlasti jääma alles. Igal emal või isal peab olema võimalus jääda oma lapsega koju, et teda kasvatada. Karusloomafarmid kinni panna. Toetan täielikult MTÜ loomustegevust. Alkoholi kahjulikkuse teabetöö peaks käima teisiti, mitte läbi maksude. Kuigi ma ei propageeri alkoholi, siis ma kindlasti ei soovi näha, et need maksud sõidavad Lätti või kuhugile mujale. Need maksud, mis on, peaksid sõitma siia Eestisse. Ja üldse alkoholireklaam tegelikult tuleks ära keelata supermarketitest, kus iga 10 minuti tagant tuletatakse meelde, et alkoholi saab osta kella 10-ni. Välispoliitika on aeg öelda... No ma ei tea, see on nagu lollus. Ma ei tea, kas ta on loll või ta mängib lolli, aga see ei ole mitte reklaam, et mingi türa, ostke nüüd, vaata, ostke nüüd. Praegu on viimane moment osta, kurat ei saa mitte kunagi enam. Vaid selle asja mõte on nagu see, et inimestele meelde tuletada, et seadusega ära nagu piiritatud see, mis kellani saab osta. Et Einar on tema poog. Natuke viskab kul Einarksi neegu. Lahti ebaeetilisest terrorismi vastasest sõjast, sest see kõik algas 911. Selle sündmuse ametliku teooria... Türa, short mees. No kui sa niimoodi ütled, siis natukene on küll, jaa. Ma arvan, et see võib olla ka see sündroom, et maa on lame. See võib nagu sealt ka kuidagi nagu... Vaat see on midagi sellist, et kui sa võtad endale koera, vaata, siis öeldakse, et koera omanikud ja koerad, vaata, et nad nagu lähevad ühte nägu, vaata, ajapikku. Ma arvan, et see on nagu sarnane asi, et kui sa usud lamedat maad, siis nagu see on nagu samamoodi nagu morfid veits, vaata. Nagu samasuguseks nagu need teised, need lamemaa armastajad, vaata. Et nagu te kõik nagu muutute sellisteks nagu. Aga noh, see on lihtsalt siuke, noh. Ja vasturääkivustele on juhtinud tähelepanu, sest see kõik algas 911, kus iga 10 minuti tagant tuletatakse meelde, et alkoholi saab osta kella 10-ni. Välispoliitika on aeg öelda lahti ebaeetilisest terrorismi vastasest sõjast, sest see kõik algas. No ei saa ju. Ilma nagu ei saa. That was legitness. Yeah, it was, huh? Short, aitäh sulle sellest, Short. Nüüd ma saan osta, no türa, nüüd ma saan ikka sitaks tupsu. Aitäh sulle, mees. Nüüd ma saan ikka sitaks tupsu osta. Aitäh. See ei oleks õige. Hando-poolne valimis, reklaam, kui ei oleks väike 911 ära mainitud. Kui seda ei ole, siis see oleks fake, siis ma ei usuks. Aga nüüd tuli ära ja nüüd ma usun, et Hando saab, Hando teeb. 911. Selle sündmuse ametliku teooria vasturääkivustele on juhtinud tähelepanu tuhanded arhitektid, insenerid, piloodid, tuletõrjujad, politseinikud ja nii edasi. Muide, 2017. aastal tehtud Kantar Emori uuringu kohaselt usub ametlikku teooriat 911 ainult 36% eestlastest. Kui need sõjad baseeruvad valele, siis millel põhineb meie välis- ja kaitsepoliitika? Nagu on öelnud koomik Ken Cheng, terrorism on üks vähestest aladest, kus valged inimesed teevad ära suurema osa tööst, aga selle eest tunnustust ei saa üldse. Valimisplakatid ära koristada tänavatelt igaveseks. See on tohutu raha ja ressursi raiskamine ning üleüldse inimesi peab.
kõigepealt ta ütleb, et ainult 60% inimesi käib üldse valimas ja siis ta pärast ütleb, et valimisplakatid tuleks ka ära kaotada. Aga kui valimisplakatid tuleb ära kaotada, siis järelikult ei tohi reklaami teha. Sealt tulenevalt Hando Tõnumaa koristama sitane video Facebookist ära, eks ole? Koristama sitane video ära siit YouTube'ist, eks ole? Inimesi peaks saama valida nende tegude, mitte kampaaniate järgi. Just, ja Hando, mis sa teinud oled? Räägi meile. Mitte sittagi, jah? Ahah. Aga, selge siis. Peaks saama valida nende tegude, mitte kampaaniate järgi. Teistele kandidaatidele ma soovin edu. Soovin, et me leiaksime rohkem ühist keelt, vähem vastandumist ning ehk me suudame üheskoos midagi kõva ära teha, sest kokkuvõttes me kõik tahame ju head. Ühe valimislubaduse ma siiski teen. Kui mina pääsen Riigikogusse, siis ma võtan sinna kaasa Ragulka. Nagu te teate, seal on mingi seltskond, kes käib Riigikogus lihtsalt magamas. Kui ma näen, et seal mingid vennad magavad, siis kohe Ernekom, paberkuul, vaatame, midagi hullus ei ole, aga ühesõnaga minu ajal nad seal ei maga. Tänan tähelepanu eest ja kohtumiseni. No selge. No selge, härra Hando. Aitäh sulle selle eest. Oi, blää. No Hando ei saa kindlasti Riigikokku, nagu see on fakt, aga nagu siiski. Ma ei tea.